Tere, head ajaloohuvilised! Te vaatate 4. osa saatesarjast lühidalt Ameerika Ühendriikidest. Selle saatesarja eesmärgiks on anda kerge ülevaade Ameerika Ühendriikide ajaloost. Nii nagu varasemates saadetes jõuame ka tänases veel Ameerika Ühendriikide väljakuulutamiseni. Ma jään siiski oma varasema seisukoha juurde selleks, et anda täielik, terviklik ülevaade Ameerika Ühendriikidest, tuleb minna ajas kaugemale tagasi. Seetõttu rääkisingi esimeses saates sellest, kuidas Ameerika mandrile jõudsid esimesed inimesed. Teises saates kirjeldasin Ameerika põliselanike eluolu enne eurooplaste saabumist. 3. saates rääkisin seda, kuidas Ameerikasse saabusid esimesed eurooplased, kõigepealt siis viikingid ja umbes 500 aastat peale neid Hispaania meresõitjad, maade avastajad. Ja tänases saates, nii nagu lubatud, räägin sellest, kuidas tänapäeva Ameerika Ühendriikide idarannikul tekkisid püsivad eurooplaste asundused. Kui ma seda saadet ette valmistasin, siis ma mõtlesin, et kuidas seda siis täpselt üles ehitada, ja alguses mõtlesin, et annan lihtsalt sellise kronoloogilise ülevaate, mida siis ka omalt poolt lisaks veel kommenteerin, kuid otsustasin siiski hoopis rääkida eraldi nendest Euroopa maadest ja rahvastest, kes siis selle meie poolt vaadeldava piirkonna asustamisega täpsemalt tegelema hakkasid, ja neid riike ja rahvaid, kes siis seda tänapäeva Ameerika Ühendriikide idarannikut asustada püüdsid, mõned edukalt, mõned mitte nii edukalt, olid siis kõigepealt siis inglased, prantslased, hollandlased ja vähemal määral siis ka rootslased. Rootslaste roll Ameerika Ühendriikide idaranniku asustamisel oli kõige väiksem ajaloolises mõttes. See ei omagi tegelikult mingisugust tähtsust, aga kuna Rootsi on meie naabermaa, siis ikkagi räägin ka selle loo siin ära. Ajaliselt puudutab tänane saade siis perioodi 15. sajandi lõpust kuni 17. sajandi lõpuni. Aga nüüd asja juurde, kõigepealt siis inglastest ja nende katsetest asustada Ameerika Ühendriikide idarannik. 1497. aastal uurib Itaalia päritolu meresõitja maadeavastaja Giovanni Caboto Inglise kuninga Henry VII käsul Põhja-Ameerika kirdeosa, Kanada Arktika saarestikku, Labradori piirkonda, St. Lawrence'i lahe piirkonda, Newfoundlandi. Eesmärgiks on leida läbipääs niinimetatud loodeväil Ida-Aasiasse. Järgnenud ekspeditsioonil hukkub aga nii ekspeditsiooni lipulaev kui ühes sellega ka Giovanni Caboto, tema poeg Sebastiano uurib sedasama piirkonda omakorda 1509. ja 1517. aastal, kuid andmed tema ekspeditsiooni kohta on katkendlikud ja mingit olulist tulemust nendest ei sündinud. Siis on tükk tühja maad kuni 1576. ja 1578. aastal juhib Martin Forbisheri nimeline meresõitja 2 ekspeditsiooni ikka sinna samasse piirkonda, ja ka ülesanne, eesmärk on sama, leida loodeväil, kuid lisaks on ka ülesandeks loodeväila mitte leidmise puhul arendada kaubandussidemeid Põhja-Ameerika rahvastega, selleks, et siis leida umbes samasuguseid kaupu
mida muidu saaks näiteks Lapimaalt või Moskooviast. Umbes samal ajal sõitsid siis inglased ka Kirde suunal ning jõudsid Arhangelski piirkonda, kust siis nende delegatsioon viidi venelaste poolt ka pealinna Moskvasse. Seal kohtuti Ivan Julmaga, kes oli tolleaegne Moskva tsaaririigi valitseja ning peale seda olidki Moskoovial ja Inglismaal sellised omapärased suhted. Inglise kaupmeestel oli neil oli suhteliselt monopoolne seisund kaubitsedes Venemaaga ning Ivan Julm pidas ikkagi Inglismaad selliseks kaugeks ihaldusväärseks maaks ja muuseas üritas ta ka siis paluda ka Inglise kuninganna Elizabeth I kätt ning otsis siis abikaasat ka teiste Inglise kõrgaadli daamide seast, loomulikult ebaõnnestunult. Ning iseenesest idee oli ju õige. Põhja-Ameerika, Kanada piirkond ja Venemaa, Moskva, Siberi alad olid ju tegelikult samas kliimavöötmes ning sealt leidus tõepoolest sarnaseid kaupu. Venemaalt siis olid põhilised ekspordiallikad. Venemaal olid siis põhilised sellised kaubaartiklid, mida välja veeti karusnahad, mesi, vaha, traan ja mee ja vahaga siis ameeriklased, põlisameeriklased küll väga ei tegelenud, küll aga sai karusnahkadest Põhja-Ameerika üks põhilisi kaubaartikleid. Ja esimest Martin Forbisseri ekspeditsiooni siis sinna Kanada, Lõuna-Kanada piirkonda rahastasid Inglise kaupmehed, teist aga juba Inglise riigikassa, kuna Elizabeth I oli hakanud ka isiklikult selle piirkonna vastu huvi tundma. Loodeti leida ka kulda, seda Kanadast leitud proovides siiski piisavalt ei olnud, kuid selle kompenseerimiseks lõid inglased hoopiski korraliku suure kaaperlaevastiku, mille ülesandeks sai Hispaania kullalaevade kaaperdamine ning selle laevastiku juhiks oli Elizabeth I piraat Sir Francis Drake, kes korraldas siis hulljulgeid retki hispaanlaste aladele, muuhulgas põletas San Agustini linna, tegi hulljulge retke Cadizi sadamasse ja hispaanlased olid nende Inglise krooni piraatidega tõsiselt hädas ning asusid oma Kariibi mere piirkonna linnu hoolega kindlustama. Ja umbes sel ajal saavutaski Inglismaa siis ikkagi ülemvõimu maailma meredel. 1583. aastal teevad Sir Humphrey Gilbert ja tema poolvend Walter Raleigh katse kõigepealt siis uurida sedasama Põhja-Ameerika idarannikut ning seejärel eesmärgiks oli ikkagi sinna püsiva asunduse loomine. Sir Humphrey Gilbert oli ka esimene, kellel oli Inglise krooni poolt saadud patent selle ala asustamiseks. Ekspeditsioonil aga Sir Humphrey Gilbert hukkus. Tema poolvend Walter Raleigh aga sai selle sama patendi endale poolvennalt pärandiks
ning jätkas esialgset plaani rajada siis Põhja-Ameerika idarannikule püsiv asundus. 1585. aastal uurib Sir Richard Greenville'i ekspeditsioon samuti tänapäeva Ameerika Ühendriikide idarannikut ning tema uurib siis põhiliselt Põhja-Carolina piirkonda ja 1587. aastal saadab Walter Raleigh Ameerikasse veidi üle 100 asuniku kuberner White'i juhtimisel. Kuberner White ise suundub peale asunike kohale viimist tagasi Euroopasse. Sinna jäänud inimesed rajavad siis Roanoke'i koloonia Põhja-Carolina põhjaosas. Paraku segaste olude tõttu emamaal ei saa kuberner White varustuse ja uute kolonistidega naasta varem kui 3 aasta pärast ja jõudes siis sinna Roanoke'i mahajäänud kolooniasse ei leita sealt enam ühtegi elavat inimest. Puukoorde on kraabitud tähed CRO, teise kohta veel pikem sõna Croatan ning tegemist ongi sellise müstilise kadumisjuhtumiga. Ühtegi sinna kolooniasse jäänud inimest ei leita. Küll aga võib arvata, et juhtus see, mis teistegi koloniseerimiskatsete puhul. Tõenäoliselt tabasid koloniste mingisugused mingisugused kohalikud haigused, millega nad ei olnud harjunud, nii nagu indiaanlased ei olnud harjunud eurooplaste haigustega. Nii tegelikult oli ka vastupidi ja tihti üldjuhul need kolonistid, kes siis sinna Ameerikasse oma kolooniad rajada püüdsid, haigestusid mingisugustesse kohalikesse haigustesse. Olud olid neile võõrad, nad ei olnud suutelised nendes võõrastes oludes ka maaviljelusega tegelema. Tihti halvenesid ka suhted pärismaalastega ning nii need kolooniad välja suridki. Üldjuhul tabas mingisugust rajatavat kolooniat siis kõik see, mida ma just kirjeldasin ja ellu jäänud lahkusid siiski lõpuks siis kodumaale. Roanoke'i koloonia puhul neid ellu jäänuid ei olnud, mis siis lisas omakorda loosse sellist müstikat. Nii, 1602. aastal korraldab kapten Gosnold ekspeditsiooni Massachusettsi rannikule. Sinna Cuttyhanki saarele rajatakse ka midagi fordilaadset, kuid jällegi väidetavalt nälja tõttu lahkuvad siis kolonistid sealt juba 1,5 kuu pärast. Siiski, kuigi katse kolooniat rajada ebaõnnestus, osales sellel reisil mitmeid isikuid, kes said hiljem kuningliku patendi asustada rannik 34. ja 45. põhjalaiuse vahel. Ja sealt hakkasidki siis sündmused edasi arenema ja inglaste huvi selle piirkonna vastu kasvama. 1607. aastal asutati 2 kaubanduskompaniid, Londoni kompanii ning Plymouthi kompanii ning edaspidi hakkasidki need 2 kompaniid siis rahastama ja organiseerima Inglise asundusi tänapäeva Ameerika Ühendriikide idarannikul. 1607. aasta 13. mail rajati Jamesi jõe kaldale Jamestown tänapäeva Virginias ja sellest saigi nüüd siis tõesti esimene püsiv inglaste asundus Põhja-Ameerikas. Koloonia käekäik ei olnud küll täiesti
selline pilvitu. Ka seda kolooniat tabasid kõik need samad probleemid, nälg, haigused, halb läbisaamine pärismaalastega. 1610. aastal ellujäänud otsustasid juba lahkuda, nad ehitasid mingisugused veesõidukid ning otsustasid sõita siis sinna kusagile Newfoundlandi kanti, kust lootsid omakorda eurooplaste alustel siis tagasi Euroopasse pääseda. Kuid teel kohtusid nad uue kuberneri, Lord Delaware'i, kolmanda Lord Delaware'i, Thomas Westi poolt saadetud alusega, mis siis oli teel, et tuua Jamestowni asundusse varustust ning õige pea saabus siis Jamestowni ka seesama uus kuberner, kes klattis ära suhted kohalike indiaanlastega ning kokkuvõttes jäi see koloonia ikkagi püsima ning hakkas ka üha enam kasvama ja arenema. Samal aastal, kui Jamesi jõe kaldale asutati Londoni kompanii poolt Jamestown, üritas ka Plymouthi kompanii omakorda rajada tänapäeva Pittsburghi Maine'i osariigis Kennebiki jõe suudmesse kolooniat, niinimetatud Pophami kolooniat. Seda kolooniat juhtisid siis Pophami suguvõssa kuulunud mehed. See koloonia püsis 14 kuud, seejärel ellujäänud lahkusid. 1614. aastal saadab Plymouthi kompanii John Smithi uurima tänapäeva Uus-Inglismaa rannikut. See kaardistatakse, valitakse välja sobilikud paigad kolooniate rajamiseks, sealhulgas Plymouth ja Boston. John Smithi nimeline kapten oli ka Jamestowni koloonia rajamise juures tegev ning 1620. aastal saabub siis sinna samasse Cape Codi poolsaare piirkonda Plymouthi lahte laev nimega Mayflower. Sellel on umbes 100 asunikku. Tegemist on Inglise puritaanidega, kes on läinud vastuollu anglikaani kirikuga ning on usulise tagakiusamise eest kõigepealt põgenenud Hollandisse. Hollandis aga hakkavad puritaanid kartma, et nad sulavad peagi hollandlaste hulka ning otsustatakse muretseda laevad ning suunduda uude maailma, et sinna rajada oma ühiskond. Ning peagi rajataksegi asulad Dorchester, Charlestown ja Boston ning ka sellel asundusel ei saa olema kerge, siiski mõningate sõbralike indiaanlaste abil elatakse raskemad ajad üle ning koloonia hakkab kasvama. 1636. aastal lahkub sealt kolooniast grupp kveekerite sekti liikmeid. Nad suunduvad Connecticuti kolooniasse ja minu arusaamise järgi oli seal Connecticuti koloonias inimesi juba ka varem, küll aga hakkas see Connecticuti koloonia oluliselt kasvama ja arenema just nimelt siis, kui see suurem grupp kveekereid sinna oma juhi Thomas Hookeri eestvedamisel samuti usulise tagakiusamise eest suundus. Samal aastal sai radikal Roger Williams oma sõbralt pealik Miantoomalt Biotee Helmeste eest õiguse rajada asulaid Rhode Islandil ja radikaal Roger Williams oli tegelikult selline haritud inimene. Ta oli küll äärmiselt range ja väidetavalt nõudis ka naistelt siin isegi
looride kandmist, nägi kõikjal pattu ja nii edasi, seetõttu sattus ta ka teistega jällegi vastuollu ning sisuliselt kihutati siis sealt teisest suurest kolooniast minema. Samas rändas ta palju ringi põlisameeriklaste hulgas, indiaanlaste hulgas, õppis ära nende keele ning oli ikkagi selline haritud inimene ning liider. Siit edasi hakkasidki siis needsamad kolooniad hoogsasti arenema ja alles 1682. aastal tekkis siis veel üks koloonia ja selle koloonia rajajaks oli mees nimega William Penn. William Penn oli sündinud 1644. aastal, ta oli väljapaistva Briti admirali poeg ja kuigi ka William Penn oli kveeker, kveekerite ususekti liige, siis olid tal sellegipoolest head suhted Yorgi hertsogi ja troonipärija Charles II venna Jamesiga ning seesama James kinkiski William Pennile õiguse 1000 ruutmiilile maale uues maailmas, väidetavalt küll siis mingisuguse vana võla katteks, mis siis Yorgi hertsog Jamesil oli olnud William Penni isa ees. Enne teele asumist kavandas aga William Penn oma tulevasele kolooniale ka seadustikku. Eesmärgiks oli see, et temaga tuleks kaasa üksnes tema enda mõttekaaslased. William Pennil oli plaan rajada selline oma pool utoopiline ühiskond. Selle seaduse projekti kohaselt pidi tulevases koloonias kehtima usuvabadus, surmanuhtlust pidi kohaldatama vaid mõrva ja riigi reetmise eest, kohus pidi lisaks süüdimõistvale ja juriidilisele rollile saama ka nõuandvaks organiks. Indiaanlaste üle pidi kohut mõistma 6 indiaanlasest ja 6 valgest koosnev kohus. Maad pidi William Penn müüma asunikele 40 shillingi eest 100 aakrit. 1682. aastal 14. oktoobril sõlmiti Delaware'idega leping, mille kohaselt indiaanlased loobusid kolooniale vajalikust maast. William Penn maksis maa eest ausalt ja tegi indiaanlaste saatkonnale ka rikkalikke kingitusi. Rajati pealinn Philadelphia. Ise läks William Penn aga tagasi Inglismaale ning tal õnnestus oma uude kolooniasse naasta alles 15 aastat hiljem, kui koloonias elas juba umbes 20 000 asunikku. William Penni koloonia oli allutatud New Yorgi kubernärile ega erinenud teistest kolooniatest, ehk siis teisisõnu William Penni plaan rajada oma seadustiku järgi elav koloonia oli läbi kukkunud. Selle koloonia nimeks sai Pennsylvania ja see nimi ei tule mitte William Penni nimest selles mõttes, et selle nime pani kuningas Charles II ise, et avaldada lugupidamist siis William Penni isale, kes oli olnud väljapaistev Briti admiral. Ja siinjuures Pennsylvania, nüüd ma jäängi vastuse võlgu, igal juhul see Sylvania on mingisugune ladinakeelne sõna, Pennsylvania. Jah, iseenesest paraku jah, mul ei tule täpselt meelde, mida see Pennsylvania ladina keeles siis tähendama täpselt pidi. Paraku siis plaan sellise utoopilise ühiskonna loomiseks
oli läbi kukkunud, samas indiaani sõdadest jäi see piirkond aastateks puutumata, seda tänu kveekerite õiglasele indiaani poliitikale. Ja nii palju hetkel siis inglaste poolt rajatud kolooniatest tänapäeva Ameerika Ühendriikide idarannikul ajavahemikus siis 16. sajandi või 17. sajandi algusest kuni selle sama sajandi, 17. sajandi lõpuni. Nii, uurisin vahepeal järgi. Pennsylvania on siis tuletatud sõnadest, esiteks siis perekonnanimest Penn ning ladinakeelsest sõnast silva, mis tähendab mets. Sisuliselt peaks siis Pennsylvania tõlkes tähendama, ütleme siis Penni metsamaad või midagi sellist. Aga nüüd järgnevalt prantslaste juurde. Prantslased tundsid samuti huvi sedasama Põhja-Ameerika Lõuna-Kanada osa vastu ning loomulikult ka kogu tänapäeva Ühendriikide idaranniku vastu kuni Floridani. Floridast teadupärast siis hakkasid tegutsema hispaanlased. 1504. aastast peale käisid Newfoundlandi madalikul Bretaani ja Normandia kalurid. Nad said sealt suuri tursalaadungeid, retkedel maabuti ka Nova Scott ja Maine'i, loomulikult Newfoundlandi ning Massachusettsi rannikul ning suheldi ka kohalike indiaanlastega. 1508. aastal toodi Prantsuse kuninga Louis XII Valois troonisaali indiaanlane, kes siis äratas suurt tähelepanu ja lugupidamist oma esindusliku välimuse ning väärika käitumisega. 1524. aastal viibis Prantsusmaa teenistuses olnud Firenze päritolu piraat Giovanni Verrazzano Kanada ja Põhja-Carolina rannikul kaardistades need alad, avastades muuhulgas ka Delaware'i lahe ning veidi hiljem aastatel 1534 ja 1535 tegi Jacques Cartier nimeline mees uurimisretki ikka sinna samasse piirkonda, Newfoundlandi, St. Lawrence'i lahe ja jõe ning Labradori piirkonda. Muuseas, siis piirkond ka kaardistati ning loodi suhted kohalike indiaanlaste huroonidega. 1541. aastal tehti uus ekspeditsioon ning seekord oli eesmärgiks siis juba püsiva asunduse loomine. Rajati fort ning asula nimega France Roy, kuid peale talve üleelamist lahkuti haiguste, nälja ja halvenenud suhete tõttu indiaanlastega. Siirduti tagasi Euroopasse. 1555. aastal üritasid Prantsuse hugenotid rajada kolooniat Brasiiliasse. Vaevalt olid nad aga oma hooned valmis saanud, kui silmapiirile ilmus Portugali laevastik, mis kahuritulega vast valminud asula hävitas. 1562. aastal üritasid hugenotid rajada kolooniat Floridas, kuid ka seal tekkisid kokkupõrked hispaanlastega, mille tulemusel siis kokkuvõttes prantslastest asunikud lühidalt öeldes siis hukkusid. Nimelt oli siis Brasiilia Portugali mõjusfääris ning Floridat ning üldse kogu Mehhiko lahe rannikut pidas enda omaks Hispaania ning need tegelikult oli kogu see uue maailma rannik, selline vaidlusalune piirkond. Ka seda tänapäeva Ameerika Ühendriikide idarannikut, mida me siin põhiliselt vaatleme, pidasid enda omaks nii hispaanlased, prantslased, osa sellest pidasid enda omaks hollandlased ning loomulikult ka inglased.
kokkuvõttes sai need alad ikkagi see, kes suutis seal asundusi rajada ning piirkonda kontrollida. Ning kõige edukamaks siis etteruttavalt osutusidki lõppkokkuvõttes ikkagi inglased. Nii, nüüd kui siis hugenottide katsed sinna eelpool mainitud kohtadesse kolooniaid rajada olid läbi kukkunud, üritasid prantslased veel kord 1598. aastal rajada kolooniad Saabli saarele, jällegi ebaõnnestunult. 17. sajandi alguses uuriti ja tutvuti veel põhjalikumalt piirkonnaga. Ala Cap Mayst kuni Quebecini nimetati Akaadiaks. Põhiline maade uurija ja asjade eestvedaja oli Samuel D. Champlain. 1604. aastal rajati juba St. Croix jõe suudmesse fort, kust korraldati edasi uuringuid ning 1604. aastal rajati Quebeci kaubapunkt, mis hiljem siis kasvas asulaks ja praegu on tuntud ja oluline linn. Asutati ka Kanada kompanii 1627. aastal uus Prantsusmaa kompanii 300 000 liivri suuruse kapitaliga ning selle kaubanduskompanii haldusalaks määrati territoorium Floridast polaarjooneni ning Newfoundlandist suure järvistuni. 17. sajandi keskpaiku hakkasid aga prantslased üha enam huvi tundma Põhja-Ameerika sisemaa vastu. 1666. aastal saabus Kanadasse mees nimega René Robert Chevalier, Sieur de La Salle, kellel tuli mõte luua Mississippi orus suur koloniaalriik. Umbes aastatel 1679 kuni 1682 uuris ta maad Michigani järvest Mississippi deltani ja väidetavalt rajas St. Louis'i fordi. Siirdunud tagasi Prantsusmaale, sai ta toetuse Prantsuse riigi võimudelt ning kuningalt ning tema uus ekspeditsioon oli juba küllaltki hästi varustatud. Kui ma ei eksi, siis saabus ta siis uude maailma Prantsusmaalt mitme laeva, ohtra varustuse ning ligi 900 kolonistiga. Paraku tabas aga seda ettevõtmist ikkagi ebaõnn. Ebatäpsete kaartide ning navigeerimisvigade tõttu ei jõutud mitte Mississippi jõe suudmesse, vaid hoopiski sellest 640 kilomeetrit lääne poole Matagorda lahte. Sinna pandi siis kolonistid maha ja muuseas viidi laevadel minema ka hulk varustust, püssirohtu ning kahureid, mis olid mõeldud uue fordi ehitamiseks. Sinna siis ikkagi üritati mingisugust asulat luua, küll aga taipas Sieur de La Salle, et tegemist on vale paigaga ning neid ei pruugita sealt enam kunagi leida, seetõttu hakkaski ta otsima siis ikkagi kontakte nii Kariibi mere piirkonnaga, et siis luua sidemed ikkagi seal mingisuguste Prantsuse asulatega. Samuti lootis ta leida ikkagi siis sedasama St. Louis'i fordi ja Illinois piirkonna, et saada sealt siis toetust. Sieur de La Salle mõistis, et tema koloonia ei pea nendes tingimustes seal Matagorda lahes kuigi kaua vastu ja need kartused olid õigustatud, peagi kolonistid jällegi haigestusid, neid tabas nälg ja nii edasi ja nii edasi. Tegemist oli vähe asustatud
sisuliselt asustamata piirkonnaga ja kuna kolonistid olid pandud maha vales kohas, siis ei leitud neid ka sellest asustamata paigast enam üles ning kogu see koloonia sisuliselt hukkus, kes pääsesid haiguste ja nälja käest, need surid siis indiaanlaste rünnakute tõttu. Hispaanlased olid vahepeal avastanud, et nende mõjusfääri olid jõudnud mingisugused Prantsuse tegelased järjekordselt ning hispaanlased saatsid endale ustavad indiaanlased, kes need viimased Prantsuse asunikud seal Matacordas maha nottisid. Samal ajal Sieur de la Salle oli suundunud ekspeditsioonile siis eesmärgiga jõuda St. Louis'i või mõnda teise Illinois piirkonna asulasse ning rännates läbi preeria langes ta ise hoopiski oma meeste käe läbi, kes siis olid nähtavasti mässu tõstnud käputäis Sieur de la Salle'i poolehoidjatest tõepoolest sinna St. Louis'i forti ka jõudsid, kuid kogu see ülejäänud koloonia, mis seal Matacordas siis hävis, leiti alles palju aastaid hiljem. Ehk siis need varemed leiti alles palju aastat hiljem. Samas väidetavalt mõned inimesed sealt Matacorda kolooniast ikkagi ka pääsesid. Tegemist oli siis lastega, kelle röövisid siis rünnakute järgselt indiaanlased, viisid nad endaga kaasa, kasvatasid oma hõimude, oma hõimus neid lapsi, kes siis hiljem omakorda hispaanlaste poolt vabastati ja niimoodi väidetavalt õnnestus neil ka lõpuks rääkida oma lugu ja kõik see, mis oli nendega juhtunud. Ja kuigi Sieur de la Salle'i katse rajada seda suurt koloniaalriiki Mississippi orgu ebaõnnestus esialgu, siis hiljem hakkasid prantslased sellega ikkagi tegelema. 1699. aastal rajati Mississippi suudmesse esimene Prantsuse asula nimega Rosalia. 19 aastat hiljem rajati New Orleans ja järk-järgult rajati ka 60 fordist koosnev ahelik piki Mississippi jõge. Ja siinjuures tasub märkida, et kui hollandlased, inglased üritasid ikkagi maad asustada ja nende näol oli tegemist farmerite, põllumeestega, siis Prantsuse asundustel oli veidi teine suund. Prantsuse asundus oli pigem selline kaubateede võrgustik, kus ei olnud väga palju suuri linnu ja külasid, olid mõningad faktooriad, kaubapunktid ja hetkeks, mil Prantsusmaa oma kolooniad, siin etteruttavalt mainides, inglastele kaotas, oli prantslaste valdustes umbes 80 000 asunikku, mida oli siis kordades vähem kui inglaste poolt hallatavatel aladel. Peale vabanemist Hispaania ikkest asusid ka hollandlased rajama püsivaid asundusi Põhja-Ameerikasse. 1609. aastal uuris tuntud Inglise meresõitja Henry Hudson Hollandi Ida-India kompanii ülesandel võimalusi leida lühem tee Indiasse. Ehk siis ikkagi seesama eesmärk, millega oli tegelikult teele läinud ka Columbus, jätkus ka edaspidi. Oma laevaga Half Moon üritas Henry Hudson kõigepealt leida Kirdeväila ehk siis
purjetades kirde poole üritas ta samuti siis sisuliselt ümber tänapäeva Venemaa põhjaranniku siis jõuda idamaadesse, kuid juba Novaja Zemlja juures sattus ta rüsijääle, edasi sõitmine oli võimatu, sest ta pööras ta otsa ümber, purjetas hoopis läände, liikus pikki Gröönimaa rannikut, kuni lõpuks jõudiski siis sinna samasse piirkonda, mida ma siin hetkel vaatlen, ehk siis jällegi Labradori poolsaar, Newfoundland, Massachusetts, Nova Scotia, Prince Edwardi maa ja nii edasi, kuid sealt purjetas Henry Hudson ka veel lõuna poole, avastades siis Hudsoni jõe, millest saigi siis selline põhiline piirkond, kuhu hollandlased hiljem oma asunusi rajama hakkasid. Järgnevalt, mis puutub Henry Hudsonisse, siis sõitis ta oma laevaga ka uuesti põhja poole ning avastas Hudsoni lahe. Paraku tõstis meeskond aga seal kusagil piirkonnas tema vastu mässu. Kuules, et Henry Hudson ei kavatse sõita tagasi kodumaale, vaid kavatseb hoopiski veeta talve Ameerikas ning seejärel purjetada edasi. Tõstis meeskond ta koos poja ja 8 ustava mehega hoopis paati ning jättis saatuse hoolde. Henry Hudsonist ei ole sestap peale midagi kuulda, meeskond kodumaale jõudes küll, aga siis loomulikult vahistati. Igal juhul hollandlased kuulutasid tänapäeva Ameerika Ühendriikide idaranniku laiuskraadidel 40–45 Hollandi omandiks, nii nagu seda pidasid enda omandiks ka mitmed teised riigid. Ja 1613. aastal ehitati Hudsoni jõelda Fort Nassau, mille üleujutus küll kohe minema uhtus. Seejärel aasta hiljem rajati mõned miilid allavoolu Fort Oranje ning sellest sai siis üks hollandlaste oluline tugipunkt. See fort asus siis piki Hudsoni jõge ikkagi mitusada kilomeetrit ülesvoolu sisemaal ning tänapäeval asub seal Albany linn. 1624. aastal asutati Manhattanile fort, mida hakkas ka valitsema siis hollandlaste kuberner. Osa koloniste aga viidi Delaware'i jõele, kus asutati uus Fort Nassau. Uus kuberner Peter Minuit ostis kogu Manhattani saare Canarsie indiaanlastelt 60 kuldna eest ja tänapäeva vääringus on 60 kuldnat. Tänapäeva vääringus on see siis $1000, teistel andmetel ostis Peter Minuit selle saare, Manhattani saare siis klaashelmeste eest, mille tänapäeva väärtuseks peetakse $24. Manhattanil asunud kaubandusküla nimetati Uus Amsterdamiks. 1664. aastal elas Uus-Hollandis umbes 10 000 inimest. Sama aasta maikuus saabusid aga Uus-Amsterdami alla Inglise väed, kui parasjagu oli puhkenud mingisugune sõda Euroopas erinevate Euroopa riikide vahel, siis need omavahelised suhted ja see sõda peegeldus ja kandus üle ka siis üle ookeani uude maailma, kus siis omakorda need kolooniad, mis olid küll väiksearvulised, vähese elanikkonnaga võrreldes emamaadega, samuti omavahel siis olid sunnitud võitlema ning sisuliselt Uus-Holland
hollandlaste Põhja-Ameerika koloonia võeti inglaste poolt üle ilma olulise vastuhakuta. 8. septembril nimetati Uus Amsterdam ümber New Yorgiks, seda Yorgi ja Albany hertsogi Jamesi auks, kes oli siis kuningas Charles teise vend ning Yorki ja Albany hertsogist Jamesist oli meil ka siin juba juttu ka William Penny kolooniast rääkides. Samas hollandlaste koloonias midagi olulist ei muutunud. Eluolu jäi samaks, vahetus lihtsalt koloonia lipp. Põhja-Ameerikasse üritasid kolooniat rajada ka rootslased. 1638. aastal rajas Uus-Rootsi kompanii, teistel andmetel Rootsi lõunakompanii, Delaware'i jõele asunduse ja seda maadele, mille indiaanlased olid korra juba hollandlastele müünud. Ettevõtmist juhtis endine Uus-Hollandi koloonia juht Peter Minuit, seesama mees siis, kes Manhattani saare Canarsie indiaanlastelt 60 kuldna või peotäie helmeste eest ostnud oli. Uus-Rootsi keskuseks sai Fort Christina ja selle nime panid siis rootslased Fortile oma tolleaegse valitseja kuninganna Kristiina esimese auks. Rootslastel olid head kaubandussuhted kohalike indiaanlastega, muuseas müüdi neile ka relvi ning see häiris tugevalt hollandlasi ja inglasi, kes siis olid tolleks ajaks juba pidanud indiaanlastega maha mitmed sõjad. 1651. aastal rajasid hollandlased 12 kilomeetrit Fort Christinast lõunasse Fort Casimiri ning konfliktid ei jäänud tulemata. 1651. aastal vallutavad Fort Casimiri rootslased, kuid aasta hiljem tulevad hollandlased omakorda vasturetkele, vallutavad peale, või ütleme siis pigem, et peale 10 päevast piiramist alistub Fort Christina. See nimetatakse hollandlaste poolt Fort Alteenaks. Koloonia allutatakse Hollandile ja sisuliselt ongi sellega rootslaste koloonial lõpp. Kaua see seal eksisteerida ei saanud. Nüüd matemaatika ei ole just minu kõige tugevam külg, aga minu arusaamise kohaselt eksisteeris siis Rootsi koloonia Põhja-Ameerikast 17 aastat. Samas nii nagu hollandlased olid läinud Inglise alluvusse 9 aastat hiljem, siis ka ega seal Rootsi kolooniaski midagi olulist ei muutunud, samamoodi vahetus lihtsalt lipp ja edaspidi alluti siis hollandlastele ning nagu ma mainisin, nii või teisiti 9 aastat hiljem, aastal 1664, läks ju ka see Uus-Holland omakorda inglaste võimu alla ja Uus-Rootsi ei olnud mingisugune suur koloonia, seal elas umbes 300 inimest. Nii mõningatel andmetel olid need kolonistid enamjaolt pärit siis Liivimaa aladelt, teistel andmetel jällegi Soome aladelt. Ja kui nüüd vaadata ka tolleaegselt rekonstruktsioone mingisugustest asulatest, siis muidugi ajad olid teised kui praegu, aga ega see Fort Christina ka mingisugune rekonstruktsiooni põhjal vähemalt mingisugune oluline ehitis ka tegelikult ei olnud. Ja nüüd siis ka, lisaks veel nii palju, et jah, rootslased tol ajal olid ikkagi küllaltki tugevad. Rootsi impeerium oli ju sisuliselt muutnud Läänemere oma sisemereks ja kontrollis olulisi jõesuudmeid ka siis Läänemere lõunarannikul ja nii edasi. Kuid Rootsi ei olnud siiski mereriik selles mõttes, kui nüüd võrrelda
Rootsit Hollandi või Suurbritannia või kas või Prantsusmaaga maailma meredel neil ikkagi sellist võimu ja laevastikku ei olnud ja seetõttu ei olnud nad ka suutelised oma üle mere kolooniaid kaitsma ning edaspidi ka loobusid sellest mõttest rajada Põhja-Ameerikasse Rootsi koloonia. Siin lihtsalt tasub veel ära mainida seda, et Põhja-Ameerika vastu tundsid ikkagi huvi ka portugaallased, kes siis 16. sajandi esimestel aastatel tegid mitmeid uurimisretki Põhja-Ameerikasse ning Gröönimaale. Ning nagu tollal kombeks nimetati ka, siis kuulutati ka need samad alad, kogu see Põhja-Ameerika rannik, ka Portugali omandiks. Ehk siis pretendente oli alale mitmeid, kokkuvõttes sai selle piirkonna ikkagi endale siis see, kes sinna võib-olla ka kõige rohkem panustas ning seda territooriumi kõige paremini kontrollida suutis, ehk siis kogu selle ala said kokkuvõttes etteruttavalt mainides enda kätte ikkagi siis inglased. Võib-olla oli veel mõningaid riike ja rahvaid, kes üritasid Põhja-Ameerikasse kolooniat luua, kuid sellisel juhul on pigem nüüd tegemist nendes kolooniates, millest ma siin rääkisin, elanud erinevast rahvusest kogukondadega. Nii et päris eraldi kolooniaid teised rahvad ikkagi siit minu poolt kirjeldatud ja vaadeldud piirkonda ei rajanud. Saate lõppu räägin mõne sõnaga indiaani sõdadest, mis 17. sajandil vaadeldavas piirkonnas aset leidsid. Ja ma ei hakka siin kõikidest nendest sõdadest eraldi rääkima. Nende sõdade anatoomia on suhteliselt sarnane. Seetõttu ma ei hakka kõiki neid sõdu ning neid seal osalenud hõime siin eraldi üles loetlema. Lõpetuseks võib-olla mainin ära mõned olulisemad sõjad. Kõigepealt aga siis sellist üldist juttu kolooniate algusaastatel elasid valged asunikud ja indiaanlased kõrvuti, olid sõbralikes või vähemalt neutraalsetes kaubanduslikes suhetes. Hiljem aga hakkasid siis pinged eskaleeruma. Ja mis olid siis nende pingete eskaleerumise põhjused? Esiteks eurooplased ikkagi pidasid ennast indiaanlastest paremateks ja nad pidasid siis indiaanlasi metslasteks, alamaks rassiks ja klassiks. Ja mõnes mõttes võib nendega ka nõustuda, kui me võrdleme nüüd eurooplaste arengutaset ja indiaanlaste arengutaset, siis ega indiaanlastel eriti midagi ju vastu panna ei ole. Indiaanlased on selline loodusrahvas, sama ajal Euroopas olid ju suured linnad, ülikoolid, tehnoloogiline areng, vaatame kas või neid samu laevu, millega siis eurooplased üle ookeani Ameerikasse saabusid ning paneme sinna kõrvale need indiaanlaste kasetohust kanuud, siis on ju täiesti arusaadav, kumb tsivilisatsioon on arengu poolest nagu kõrgem. Teine asi on see muidugi, et mida me üldse nagu peame arenguks. Ja selline üleolev suhtumine muidugi oli siis üheks suhete halvenemise põhjuseks. Samas arusaamatusi põhjustas ka maa omandi õigus. Nimelt indiaanlased siis
müüsid asunikele maad ning algselt ju asunikud ka tõesti maksid selle eest, mis sellest, et naeruväärset hinda. Küll aga oli indiaanlastel komme müüa sama maad erinevatele Euroopa rahvastele või erinevatele asunike gruppidele mitu korda. Kui indiaanlane nägi, et see valge asunik seda maad, mis ta oli ostnud, ei kasuta, siis indiaanlaste loogika kohaselt oli täiesti normaalne see, kui seda maad, mida see valge asunik nüüd ikkagi mingil põhjusel üldse ei kasutagi, võiks müüa siis järgmistele saabujatele. Samal ajal kui valge mehe loogika oli jällegi see, et osa sellest maast sa kasutad, teise aga seda enam, et sa oled saanud selle hea hinnaga, sisuliselt pool muidu, hoiad selle teise poole siis lihtsalt tagavaraks, kas tulevastele põlvedele või miks mitte müüa edasi, kui maa hind on juba tõusnud ja asunikke juba rohkem. Nii et siit tekkisid ka mitmed sellised arusaamatused. Samas eurooplased reageerisid igasugustele indiaanlaste koerustükkidele ka täiesti ebaproportsionaalselt ja seda pidevalt. Võin lihtsalt tuua mõningad näited. Näiteks tulistasid siis ühelt laevalt eurooplased musketitest ja kahuritest kanuud, milles viibinud indiaanlased olid siis väidetavalt varastanud seal laevas viibides padja. Samuti põletasid põletas siis üks eurooplastest maauurijate salk maha indiaanlaste küla, kus nad olid indiaanlastega just äsja sõbralikult siis õhtustanud ja maha põletasid nad selle küla siis seetõttu, et väidetavalt olid indiaanlased siis ühise õhtusöögi käigus varastanud eurooplastelt mingisuguse hõbepeekri ja jällegi täiesti ebaproportsionaalne lähenemine asjale. Ja need on kõigest sellised mõningad näited. Ehk siis mingisugustele sellistele koerustükkidele vastati äärmiselt ebaproportsionaalsete nii-öelda karistustega. Samuti kui löödi maha mingisuguse tüli käigus kusagil mõni valge asunik, siis vastutasuks loomulikult järgnes karistusretk, kus tapeti indiaanlasi mitu korda rohkem. Ning tihti tekkiski küsimus, et hilisematel aruteludel probleeme lahendades tekkiski küsimus, et jah, tõepoolest meie mehed indiaanlased tapsid mingisugused teie inimesed, aga kas see siis ei ole mõrv, mida te ise panite toime, tappes hoopis rohkem meie inimesi? Ning eurooplastel oli sellest raske aru saada, et ka indiaanlasi tappes on nemad toime pannud midagi halba. Nimelt siis tihti ongi ju erinevate tsivilisatsioonide kokkupõrgetel siis see probleem, et kuigi võtame eurooplased, nad on ju kristlased, eks ole. Neil on oma kõrged eetika ja moraali normid, kuid millegipärast ei laiene need moraali ja eetikanormid siis indiaanlastele selles mõttes, et on ju öeldud, et teist inimest ei tohi tappa, eks ole, kristluses. Kuid indiaanlast tappa ei ole mingi probleem, sest eurooplaste jaoks ei klassifitseerunudki üldse need metslased, need indiaanlased inimesteks. Ja noh, siit need probleemid ka siis alguse tegelikult ju saidki ning seetõttu eurooplased ka ju
täiesti avalikult oma igasugustes memuaarides ja kroonikates ka ju kirjeldavad kõiki neid indiaanlaste vastu toime pandud julmusi ning tunnevad oma tegude üle pigem isegi uhkust. Ja seetõttu, kuna kõik ongi ausalt kirja pandud, saamata aru, et midagi on valesti tehtud, on meil ka andmed kõikide nende tegude kohta. Ja loomulikult, ega sõjad olidki ajastule omaselt julmad. Oli ka muidugi erandeid. Nii mõnelgi juhul proovisid nii indiaani pealikud kui ka kohalike kolooniate kubernerid ikkagi pingeid maha võtta ja nii mõnelgi juhul karistati siis ka näiteks mõningaid asunikke, kes olid siis indiaanlaste vastu mingisuguseid selliseid julmusi korda saatnud, hulgaliselt tsiviilisikuid tapnud. Üldjuhul indiaanlased ikkagi kõik need sõjad kaotasid ja indiaanlaste kaotusel olid siis järgmised põhjused. Esiteks, indiaanlastel puudus igasugune taktika. Nad ei osanud pidada ei välilahingut, rääkimata siis mingisuguste asulate piiramisest. Nende taktikaks oligi siis korraldada mingisuguseid varitsusi kusagil võsastikus. Samuti indiaanlastel puudus range sõjaväeline hierarhia ja alluvussuhted. Indiaanlased olid sellised individualistid, kes siis pigem nende arusaam välilahingust oligi siis algselt ja ka hiljem näiteks Bereeria indiaanlaste puhul see, et mingisugusest suurest indiaanlaste grupist tehti selliseid oma isikliku vapruse tõestamiseks vajalikke selliseid väljasööste ja mingisugust sellist ühist tegevust selle individualistliku maleva puhul oligi väga raske organiseerida, vastupidiselt siis eurooplastele, kes tegutsesid range distsipliini järgi. Ja tõepoolest, eurooplastel olid ju ka paremad relvad, kuigi algselt oli siis ju 17. sajandil tegemist sellise väga aeglase laskekiirusega tulirelvadega, eestlaetavate musketite ja muude selliste relvadega, siis olid need ikkagi kokkuvõttes efektiivsemad kui indiaanlaste vibud ja nooled. Ning kui indiaanlastel õnnestus ka mingisuguseid tulirelvi hankida, siis ei osanud nad pikaajalisemate sõdade puhul näiteks ette näha seda, et püssirohi võib üldse lõppeda. Ning olles sõjas eurooplastega, kelle käest nad varasemalt seda püssirohtu siis nahkade vastu näiteks vahetasid, siis ei olnud neil ju sõja korral võimalik nende eurooplaste käest enam seda sama püssirohtu hankida. Eurooplased ju ei müünud indiaanlastele püssirohtu selleks, et need omakorda saaks need endid eurooplasi siis selle sama püssirohu ja kuulidega tappa. Ja niisiis samuti ei saanud indiaanlased sõjategevuse käigus külvata saaki ja näiteks mais oli ju endiselt väga oluline siis teravili söögipoolis indiaanlaste jaoks ja kui nad seda külvata ei saanud, siis lihtsalt jäädigi lõpuks nälga, mis ka mitmeid kordi nende erinevate sõdade jooksul juhtus. Niisiis kokkuvõttes üldjuhul indiaanlased need sõjad valgetega kaotasid. Indiaanlaste kaotused olid kordades suuremad nii tsiviilisikute kui siis sõdalaste hulgas. Eurooplased aga vastupidi suutsid siis äärmiselt edukalt ka olles vähemuses
võidelda indiaani väesalkade vastu. Täiesti võimalik oli ka võidelda siin näiteks suurusjärgus 1/5 või isegi 1/10 vastu. Nii mõnigi kord õnnestus hoopis väiksema arvulisel kolonistide väesalgal vallutada ka indiaanlaste linnuseid, mida kaitses mitu korda suurem indiaani sõdalaste hulk. Ja siinjuures tasub ära mainida seda, et indiaanlased sõdisid tol ajal, ehk siis 17. sajandil, ka isekeskis. Ja agressoriteks olid siis nende indiaanlastes omavahelistes sõdades Irokeesi hõimuliit ning suruti siis välja ja hävitati mitmed teised suguharud. Irokeesid tegid koostööd ja olid kaubanduslikes suhetes inglastega ja samal ajal võitlesid nad siis ka inglaste õhutusel nende indiaani suguharude vastu, eriti siis huroonide vastu, kes tegid koostööd ja olid kaubanduslikes suhetes prantslastega. Ja irokeesid tõepoolest olid siis agressorid, kes siis mitmed hõimud 17. sajandi jooksul maa pealt pühkisid ning mõne sõnaga siis ma räägin siiski mõningatest sõdadest või tegelikult ka mitte. Ma arvan, et see saade on juba liiga pikaks läinud. Mainin lihtsalt ära 1622. ja 1644. aastal toimus siis sõda Powhatani liiga, kuhu kuulus väidetavalt 30 algonkiini keelkonda kuuluvat hõimu ning siis Virginia asunduse vahel 1638. aastani 1636. toimus Pequoti sõda Massachusettsi ja Connecticuti ühelt poolt ning teiselt poolt Pequoti hõimu vahel, mille käigus siis Pequoti hõim sisuliselt hävitati, kes pääses kuulidest, see müüdi Bermudale orjaks. Ka Uus-Holland elas üle mitmed sõjad Delaware'ide ja teiste kaldasuguharudega ning kõige suurem sõda siis oli kuningas Philippi sõda, mida juhtis siis Wampanoegide suguharu juht Metacomet, keda eurooplased kutsusid kuningas Philippiks ning selle sõja eesmärk oli sarnaselt varasematele sõdadelegi siis ajada üldse valged asunikud tagasi merre, sinna, kust nad olid tulnud. Paraku kuningas Philippi sõja ajaks elas siis Massachusettsis, Connecticutis, Plymouthis ja Rhode Islandil kokku juba 35 000 asunikku. Indiaanlasi oli sellel maa-alal aga juba vähem. Indiaanlasi oli kokku siis 20 000 arvuliselt, lugedes sinna hulka siis kogu indiaanlaste elanikkonna. Tegemist ei olnud mitte 20 000 sõdalase, vaid siis kokku indiaanlaste üldarvuga. Ning olles juba arvulises vähemuses ning lisaks kõigele siis niikuinii ka halvemini relvastatud ja kõik, lisades siia veel kõik need muud komponendid, mida ma siin juba indiaanlaste kaotuse põhjusena varasemalt üles lugesin, siis sai selle
sõja tulemus olla ainult üks. Indiaanlased kaotasid, neilt võeti vabadus ja osa siis põgenes prantslaste või läänepoolsete suguharude kaitse alla. Nii palju siis lõpetuseks indiaani sõdadest. Järgmises osas räägin siis juba sündmustest 18. sajandil ja on lootust, et järgmises osas jõuame ka juba iseseisvusdeklaratsiooni ja iseseisvussõjani. Seniks aga kõike head ja uute kohtumisteni!